Nüüd vaatame siis metsalist ja taas näed, kui valesti on seda ka seletatud. Ilmutus 13.11. Ma nägin metsalist tõusvat maa seest, tal oli 2 sarve otsa kui tallel ja ta rääkis nagu lohe. Nüüd see on just nimelt see, mis iseloomustab antikristuse vaimu ka. Ta näeb välja nagu tall nende jaoks, kes on eksitatud, meie jaoks muidugi mitte. Aga ta räägib nagu lohe. Välja näeb nagu tall, aga tema kõne on nagu lohekõne. Ja Jeesus ütles just nimelt niiviisi, et minu omad tunnevad mu häält ja järgivad mind. Võõrast häält nad ei tunne, võõrast häält nad ei võta omaks, võõrast nad ei järgi. Vaatame edasi. Ja ta teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, rikkad, vaesed, vabad, orjad teevad mida? Võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsaesisele. Ja nüüd Jumala sõna ütleb nõnda, et siin on tarkus. Siin on tarkus. Kellel on mõistust, ehk kellel on tunnetust, kellel on vaimsetest asjadest arusaamist, see arvaku ära metsalise arv ja nüüd ta annab vastuse. Ja see on inimese arv. See on nüüd üks oluline asi selles asjast näha. Küll selleks on räägitud seda kiipi, mis käe alla pannakse, küll selleks on räägitud need riipkoode vist, küll selleks on räägitud igast muid asju, mida kõike räägitakse, aga mitte seda, mida ma praegu sulle näitan. Mina ei ole seda kuulnud. Kindlasti osad kuskil räägivad, mina ei ole kuulnud. Taas ma ei ütle, et see, mis ma sulle nüüd siin ütlen, on 100% sellest asjast, aga see on üks väga kaalukas osa sellest asjast, kui sa nüüd näed. Siin on tarkus, kellel on mõistus, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Inimesest inimese kaudu inimesele. Troonil on kogu aeg inimene. Mina kesksus, inimese kesksus, Aadama kesksus. Kristus on ära lükatud ja asemel on pandud Aadam. See ongi antikristuse vaim. Ta ei tule mitte sarvedega ja sabaga ja sõrgadega, eks ole, vaid ta on tõstnud troonile inimese, Aadama. Aga kuna tema mürk on Aadama sees, siis selle Aadama kaudu ta ka valitseb. Nüüd, ma lihtsalt natukene vaatasin, mida parema käe tähendus võiks tähendada Jumala sõnas ja panen nüüd tähele, mida tähendab parema käe tähendus. See tähendab meelevalda, see tähendab väge, see tähendab õigust, ehk õiglust ka, see tähendab kaitset, abi, juhatust, loomist, teguviisi, saavutust, ülendamist, elu ja õnnistust. Parema käe tähendused. Märk võetakse kuhu? Parema käe peale. Või otsa ette. Otsaesise tähendus on mõtted ja meelsus. Niisiis kokkuvõtvalt. Inimene, kes ei ole Jumala poeg, kes ei ole uuesti sündinud, kuid kahjuks ka paljud Jumala lapsed. No selle peale aamen ei taha küll kuulda, aga jah, ma saan aru, mida sa mõistad. Inimene on andnud oma meele metsalise käsutusse. Saatana märk otsa ees. Ma mõned kirjakohad loen ka, ma usun, et sa näed seda, sa pead seda nägema, sa oled määratud seda nägema. Mõeldes antikristuse vaimu mõtteid, rääkides tema sõnu. Ta on andnud, mis tähendaks nüüd parem käsi, ta on andnud oma jõu, inimene on andnud oma jõu, ta on andnud oma loovuse, ta on andnud oma tahte, ta on andnud oma energia, ta on andnud oma tegevuse metsalise ja tema riigi hüvanguks. Antikristuse kõrgistused, meel on antud antikristuse meelevalda, tema teenistusse, tema riigi levitamiseks, otsa ees antikristuse märk. Parem käsi, sa oled andnud oma jõu, oma energia tema riigi levimiseks. Ja see on see. Ja nüüd, kui Jumala rahvas, osa ja väga suur osa Jumala rahvast, kes on määratud kandma elu, vabastama elu ja laiendama Kristuse kuningriiki, on pannud nüüd kinni püütud oma tähelepanu poolt selle antikristuse vaimu poolt, tema tegemiste, tema kõige selle süri peale, siis nüüd Jumala lapsed, kes peaks vabastama elu, on võtnud vastu mõtteviisid, meelsuse, suusõnad ja seda sa juba tead, et elu ja surm on minu keele võimuses. Sealt edasi antakse juba oma käed ja kõik selleks, kas sa tahad või mitte. Aga nüüd, see ongi metsalise märk ja vaat sellest kohast ei ole enam välja tulemist. Ja vaat see on nüüd juba väga tõsine asi.
Nüüd mina ei ole Jumal, ma ei ütle niiviisi, et need eksitatud Jumala lapsed, kes on niivõrd eksitatud, et pimeduse poolt ta ei võiks neist päästa, ma ei räägi praegu seda. Ma räägin praegu seda, et sellisest kohast ei ole enam isiklikult välja tulemist. Eksitatus niivõrd sügav, et pidades valgust, tähendab pimedust valguseks, arvates olevat ennast valguse lapsed, arvates olevat ennast prohvetlikud või prohvetiid, ja nüüd vabastades surma, nüüd kuulutades rohutürtse ja mida iganes. Mitte see, et Jumal ei kasutaks neid, mitte see, et nad oleks täielikult kurjapai käes või mida iganes, aga sa ei vabasta elu. Ja sa kuulutad selle tõttu nüüd, et mina olen lõpuaegade prohvet, nad ei taha mind kuulata, muidugi, ära tagane kogudus. Sa ei ole kutsutud ega vabastatud kuulutama surma ega kohtumõistmist. Sa oled kutsutud vabastama lepitust. Sa oled kutsutud vabastama vabaks laskmist. Sinu sees on elu vaimu käsk, sinu sees on suurem surmakäsust ja kõigest sellest needusest. Tema, kes on sinu sees. Sa oled määratud vabastama loodut ellu, mitte nagu kuulutama seda, mida Antikristuse vaim on tegemas ja nüüd levitades sellega tema riike, vaid vastupidi, sa oled määratud rääkima valgust sinna, kus on pimedus, rääkima vabaks laskmist sinna, kuulutama Kristuse valitsust, kuulutama tema kuningriigi levitamist, kuulutama seda, mida sa näed oma vaimus, mida mitte sa näed oma liha silmadega, mitte mida sa kuuled oma liha kõrvadega. See on Antikristuse teenistus. See on 666. Sest vaata, Rooma 12 ütleb nõnda, issand, et ma manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu. Mida tegema? Andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teil mõistlik Jumala teenistus. Parem käsi. Ja samas järgmine salm kohe. See on, näed, ühes kohas võetakse 2 asja ilusti kokku. Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Ja veel ta ütleb niiviisi, et meil on Kristuse meel. Nii, nüüd hakkame vaatame veel ühte asja. Ma tõesti, ma olen vaevalt poole peale jõudnud, aga kui ma ütlen taas, mõned lähevad juba ära ja kes ei tunne seda, et ta nagu seda peaks kandma või suudaks kanda või peab ära minema nagu vabadus, kiitus Jumalale. Aga need, kes jäävad, siis ma usun, et sa saad siit veel palju asju, sest ma tahan mingeid asju anda edasi. Ma hakkan neid nägema ja ma igatsen, et sina ka näed ja ma igatsen, et me järjest enam hakkame astuma seepärast, et mina ei saa astuda täieliku Jumala vabadust, kui sina sinna ei astu. Seal ei ole niiviisi, et... Kes suudab meid lahutada Kristuse armastust, kas see sõna siis tõesti maksab ette midagi? Nagu ma ennist ütlesin ka, see maksab nendele, kes on usus selle järele haaranud või serutunud või selle omaks võtnud. Asjad ei toimi lihtsalt niiviisi, et Jumal teeb plõks ja plõks ilma sinu tahteta, sest ta on andnud vaba tahte meile ja sinu tahe, nagu ta ütleb niiviisi, et meie võitluse relvad ei ole mitte inimlikud, vaid nad on vägevad Jumalast, tegemaks mida? Maha lõhkuma kõik mõttekõrgistused, kindlustused, tegema need maa tasa ja siis, kuidas ta ütleb, et võtma Kristuse sõnakuulelikkus alla, kuidas ta ütleb? Just nimelt, vaat selles on Kristuse sõnakuulelikkus alla ja sealt ütleb niiviisi, ja kui nüüd teie sõnakuulelikkus selles protsessis on saanud täiuslikuks, siis olete te valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust. Jumal ei tee nagu lihtsalt nagu vägist, ta midagi teeb, sellepärast, et ta kogu aeg on pidanud leidma neid. Vaata, Jeesus Kristus, kes pidi sündima, kuulutati välja. Ajastute möödudes kuulutati välja. Mitte pandi kirja ja loeti, kuulutati välja. Nüüd Hanna ja siis kas Siimon või kes iganes, ta olid selles teenistuses, et vahetult enne Kristuse sündimist kuulutada seda välja, palvetada seda esile. Ja sellepärast Jumal on kogu niiviisi teinud, et ta on kogu selle loodu andnud inimese meelevalla alla ja sellepärast ta ei tee midagi vastu meie tahtmist. Aga kui ma ennist ütlesin ka niiviisi, miks mina vabastan seda, et isa, ma tänan, et sina oma vaimu läbi minus oled tegev nõnda, et ma tahan. Ma ei vaata seda, mida ma tahan või mida ma ei taha, vaid ma võtan Jumala paika pandud seaduse, Jumala kuulutuse ja ma kuulutan selle välja, isa, et olla ühel meelel sinuga. Mitte mida mu liha ütleks või mida inimlikust tahaks või mida mu naine arvaks või mida teie arvaksite või mida iganes. Vaid isa, et ma kuulutan, saad aru, ma deklareerin üheks olemist ja nõustumist isa sinuga. Ma usun, et see on sulle vastus, kui sa tahad. Ja nüüd edasi, eks ole. Nüüd seal, kus ta teeb seda nii-öelda ülempreesteriliku palvet, ta ütleb nõnda, et ma olen neile andnud sinu sõna ja maailm vihkab neid. Sest nad ei ole maailmast nõnda, nagu mina ei ole maailmast.
ja vaat see on jälle valesti mõistetud ja valesti õpetatud, et me oleme rändurid siin maa peal. Ei ole, see maa on minu pärand, kiitus Jumalale. Ta ütles niiviisi, et Aadama, mitte Aadamale, vaid Abrahamile anti pärandiks kogu see loodu. Ja nüüd Jeesuses Kristuses on see minu pärand ja ma ei kavatse kaotada oma pärandit. Ma ei kavatse lasta oma pärandit lagastada kellelgi, kes on täna seadusetu, kes on täna ilma lepinguta, kes on ümber lõikamatu selles mõttes, eks ole, kes on tehtud relvituks, kes on tehtud avaliku pilke aluseks, lagastada kuu peale minu pärandit. Seepärast, et mind on valetatud, et minu pärand on taevas, mõis ootab mind taevas, see jätta kuradil lagastada. Et lihtsalt, et aeg võiks pikeneda, mitte mingil juhul. Nüüd, kas see tähendab, et me ei ole osa maailmast? Me elame siin maailmas, on ju? See tähendab seda, et me ei ole osa sellest maailmasüsteemist. Me ei ole osa sellest antikristuse jurast, me ei ole osa sellest süsteemist. Aga me oleme maailmas. Ja me oleme siin maailmas valguseks ja me oleme siin maailmas soolaks ja me oleme siin maailmas vastuseks, kiitus Jumalale. Enda märkideks, tunnustähtedeks ja nii edasi. Nüüd, mis asi üldse on maailm? Ta ütleb, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastust tema sees. Ja nüüd ütleb, et kõik, mis on maailmas, see on lihahimu, silmahimu, elukõrkus, ei ole isast, vaid on maailmast. Sa näed, ta räägib sellest süsteemist. Mitte selle maailma jumal ei ole kurat, vaid selle süsteemi jumalaks on kurat. Aga see süsteem on tehtud relvituks ja meid on määratud seda paljastama. Nagu ta ütleb niiviisi, et nagu ärge saage osaliseks pimeduse iganes tegudega, vaid pigem paljastage neid. Paljastamine, ta ütleb ka niiviisi, et kõik saab nagu avalikuks, kui valgus seda paljastab, samas ta nimetab valguseks meid Jumala poegasid. Me ei mõista mitte kohut neid, vaid see on sedasi, et me ei lase pimedusel teha oma pimeduse tegusid kuskil varjul, vaid me avalikustame selle, me ütleme, see on pimeduses, see on kuri, see on neetud, see on maha võetud. Algkoguduse juurde jäi seal asi pooleli, algkogudus ei kummardanud religioosset süsteemi. Meie, kes me oleme Jumala pojad, meie, kes me oleme määratud olema osa Kristuse ihust selles ajastus, me ei lähe koogutama Eesti kirikut, kirikuliite, igast muid liite. Nii, mis edasi? Nad kõik tegid keisri käskude vastu, vaat see mulle meeldib. Ja see asi hakkab plahvatama järjest rohkem Jumala rahva hulga meelsuses, mõtetes arusaamisest lahti, et nad kõik tegid keisri käskude vastu. Meid lihalikult on õpetatud jälle, et me peame olema kuulekad valitsusele, me peame koogutama neid, me peame õnnistama neid, sa oled kuri, ma õnnistan sind, ma palun su eest, ma muidu palvetan su eest, ja mina ei palu, kiitus Jumala. Ma palun seda, et tulevad esile Jumala pojad. Sellepärast, et nad tegid kõik keisri käskude vastu, mitte ainult nad ei mässanud keisri käskude vastu ja see, kui ta ütleb Paulus läbi ja ütleb Peetrus läbi, ütleb, et me oleksime sõnakuulelikud valitsusel, see tähendab seda, et me ei põhjustaks Jumala lastena kaost. Sest meelevallad on paika pandud Jumala poolt, aga mitte need, kes seal meelevalla positsioonil on. Mitte rõivas ei ole Jumala poolt paika pandud meie rahvale karistuseks, kuna meie rahvas on paha olnud. Nüüd rõivas pandi paika. Presidendiks pandi Ilves, kõik tulevad muudkui, aga üks tuleb rõivastab enesega, kuradi juradega, teine tuleb ja üritab närida nagu kõri läbi. Ma olen Ilves, eks ole. Või mida iganes. Ma tean, see läheb nüüd mõndadel juba üle piiri. Aga vaat siin ongi see, kas sa oled Jumala esindaja või sa oled maistene valitsuste esindaja. Nüüd Jumala esindajana oled sina määratud kõnelema nendele, et sina praegu kuri tarvitad seda meelevalda, mis Jumal on paika pannud. Sina praegu räägid tema vastu, kes on need pea paika pannud. Sina praegu toodad kuradit ja pimedust ja antikristust, mitte teda. Nüüd sina pead parandama meelt või lahkud sellest positsioonist. Mitte, et ma muidu õnnistan neid ja muidu palvetan aga nende eest, et me võiksime rahulikku elu elada. Mitte mingit rahulikku elu enam ei ole. Kui ta ütleb seal Jesaja kirjas, ütleb ka nõnda, et on tulnud ka tema kättemaksupäev. Jumala rahvas on lugenud kogu aeg kuni selle kättemaksupäevani. Ja selle on välja jäetud. Aga täna me elamegi selles ajastus kättemaksupäevast, tähendab seda, kus tema kuningriik on ilmsiks saamas, kus tema valitsus on ilmsiks saamas, kus kõik meelevallad ja väed alistatakse kas vabatahtlikult või vastu nende tahtmist, sellepärast, et Jumala suust on lähtunud tagasivõetamatu vanne. Amen. Mis Jumala suust on lähtunud, selle eest nõtkub iga põlv. Amen. Iga suu on määratud tunnistama teda issandaks Jumalise auks. Nüüd, kuna nad on pimeduses, siis on meie asi seda pimedust nagu maha kiskuda ja läbi lõigata ja tuua valgust sinna, et nad võiksid näha ja pöörduda. Mitte neid nagu malakaga anda, mitte öelda Eesti rahvast paha, Eesti rahva pahas, Eesti rahvast patune, sellepärast nüüd tulevad rohutüristused ja tuleb nii ja tuleb naa.
Oh, issand. Me ei saa olla samaaegselt osa Kristuse kuningriigist ja osa maailmast ehk maailma vaimust. Ei saa. Nüüd tuleb teha valik. Ja just nimelt see, et nad tegid kõik keisri käskude vastu, aga mitte ainult, vaid nad kuulutasid keisri asemel kuningaks Kristuse. Ja vaat see on see. Meie kogudusena oleme määratud kuulutama tema kuninglikkust, tema ülim valitsust. Tema valitseb täna ja maised võimud on määratud alistuma. Nüüd, et kuna me ei saa olla üheaegselt osa Jumala kuningriigist ja osa maailmast, siis vaata järgmist põhimõtet, mis on nii kaunis. Ärge koguge endile varandusi maa peale, vaid koguge endile varandusi taevasse. Nüüd, siin ei räägi mitte sellest, et sul ei tohi olla varandust. Siin räägib sellest, kus on sinu süda, kus on sinu fookus, mis on sinu prioriteedid. Sest siin on üks põhimõte, sest kus on sinu varandus, ehk mida sa pead kalli hinnaliseks. Ma heidan kulla sinna ja ohvri kulla sinna ojakivide sekka ja mida iganes, et siis Jumal saaks minule kõige kallimaks, eks ole. See ei ole mingi religioosne kiiks, et ma ei tohi omada ja mul ei tohi olla, et Jumal sinna, vaid see tähendab seda, et tema on saanud minu eluks. Tema on tõesti minu jaoks A ja omega ehk siis algus ja ots, eks ole. Mitte lihtsalt suusõnad, vaid ta on saanud selleks. Ja nüüd selles lepingus üks tingimustest või lepingupunktidest vanas lepingus oli, et mina teen su rikkaks. Ja su oma vaev ei lisa sellele midagi juurde. Aga kui ma lähen nüüd taga ajama seda rikkust, on mu süda mujal vales kohas. Niisiis, kus on Kristuse ihu süda täna ja mis on varanduseks siis Kristuse ihu silmis? Ja edasi ta kõige selle annab ju ka veel vastuse, ära ole mures küsides, mida süüa või mida juua või millega riietuda. Siis ta ütleb veel, seda kõike taotlevad paganad. Kui Jumala rahvas taotleb seda, kuidas, mida, kust saada, saad aru, ära varastatud. Meilt on ära varastatud see ülikülluslik elu. Positsioonil või südametroonil on minu mina. Nagu Paulus ütles sedasi, et ma tahaksin, et te oleksite vallalised nagu mina, sellepärast, et abielu inimene hakkab nagu vaatama, kuidas olla meelepärane maailmale. Ja ma olen oma abielus seda kogenud. Mu abielu ei ole täna sellises kohas, kus me oleme vabaks lastud Kristusesse. Mul tuleb teha ära teatud eksamit, ilma milleta ma ei lähe ka selles apostelikus järgmisele tasemele tõenäoliselt. Lihtsalt mõned asjad vajavad aega. Aga ma olen mitmeid kordi mõelnud, et isa, kas ma oleks võinud olla vallaline. Ma vigisesin seal vallalisuse põlvkonnast Aga ma olen näinud seda, mida tähendabki see. Sa hakkad teenima maailma. Kuidas olla oma naise meelerele? Selle asemel, et olla vabaks lastud täielikult Kristusele. Nüüd, Jumal toob asjad esile nagunii. See abielu saab olema muster abielu ja nii ja naa. Lihtsalt ma tõin selle pointi, et see on nii tõsine, et kui kellelgi on nagu armu olla vallaline, armu olla, aga see arm on selles, kui sa oled, see arm ei ole mitte niiviisi, et sa oled kuskil eemal ja siis püüad olla kristlane nii-öelda, aga arm on temas. Mina tol ajal ei olnud temas, sellises mõttes temas. Et mul oleks olnud selge nägemine ja ma oleks jooksnud seda võidujooksu. Kui ma oleks olnud selles, siis ma tõenäoliselt ei oleks kogu aeg kigisenud, et naist. Ja mis iganes oleks tulevikus tulnud. Aga see nagu selleks, sest issand parandab kõik ja teeb kõik uueks, nii et point pole nagu sellest midagi oleks katki, aga just see, et kus on tegelikult minu süda. Ta ütleb niiviisi, et kõike seda taotlevad paganad, kõike seda taotlevad need, kes ei ole Jumala pojad, need, kes ei tunne Jumalat, nemad taotlevad seda, aga nüüd, kui ka Jumala rahvas taotleb seda, on midagi väga mööda läinud. Ta ütleb niiviisi, et taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ja nüüd vastus. Jällegi, kui me Jumala rahvana hakkaksime nägema seda vastust ja me hakkaksime sirutama selle vastuse järele, otsige esiti, otsige kõigepealt Jumala riiki ja tema õigust, siis kõik muud antakse teile pealegi. Kristus ihu ei otsi täna Jumala riiki. Mina ei otsi täna Jumala riiki esimesena. Ma ütlen, et me üksikult sinna, võib-olla mõni on nii tubli ja läheb, aga tavaliselt üksikult me ei pruugi minna ka kogudusena, kui me hakkame suundama selle järele, sirutama selle järele, siis vaat seal saab olema tõeline vabaks laskmine. Nüüd, pane tähele, sellega kõige oma seost on järgmist. Ihu küünal on silm. Kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses. Aga kui su silm on rikkis, siis on kogu su ihu pimeduses. Ja kui nüüd valgus, mis sinus on, osutub pimeduseks, kui suur on siis pimedus maailmas. Ja see ongi see.
kui Antikristus on valitsenud, Antikristuse teenistus, tema jumalikustamine, muidugi mitte niiviisi me teadlikult, vaid alateadlikult, teadmata, kuidas iganes eksitatuna, pimestatuna oleme seda teinud, ei ole Kristuse kesksus trooniloone hoopis mina, minu soovid, minu igasugused, minu tahtmised, siis tegelikult ongi see, et see, mida me oleme pidanud valguseks, on osutunud pimeduseks. Ja seetõttu Antikristus saabki ilmseks tulla, et pimedus, see on läinud suureks, sool on kadunud, valgus on kadunud. Need on niivõrd põhimõtted, mis kõik on omavahel seotud. See ei ole, et sa ei tohi ja sa pead. Ei tohi ja sa pead. Aga kõigepealt tuleb nägemine. Sa hakkad järjest enam astuma temaga koos, järjest enam saama temaga üheks, siis hakkad nägema neid põhimõtteid, sa ütled, isa, ma ei taha kõik seda. Ma ei taha enam seda staffi. Ma ei taha enam neid koormaid. Ta ütleb niiviisi, et jookske seda võidujooksu. Kuidas ta ütleb seal niiviisi, pange maha kõik koorem ja nii kergesti tagretav patt, pange maha kõik koorem. Meil on palju koormat. Nii palju prügi on. Vaata, ta ütleb ju Peetruse kirjas, et siin lõpetan sellega ka veel, et ükski ei või teenida kahte isandat, sest tema kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poolega hooli teisest. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat. Ehk te ei või teenida enesekesksust ja oma elu ja Jumalat. Lihtsalt ei saa. Aga Kristus ihu kogu aeg on püüdnudki teenida kahte isandat. Ma armastan sind, ma armastan sind, ma armastan sind. Aga tegelikult jälle läheb oma elu järele. Aga Peetrus ütleb nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik. Meile juba on annetatud kõik. Mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks, kuidas tema tunnetuse kaudu. Aga mis tunnetusest saab juttu olla, kui ma Antikristust kummaradan? Või iseennast? Või käib üks lihatrall? Kui jälgi see pilt apostolikust Mooses, eks ole, lahkus 40 ööpäevaks. Aaron, kes ei olnud Jumala plaanis. See Mooses vigises seal, mul ei ole, ma ei oska, Siis vaata, näe, su vend Aaron tuleb ka. Sina ole talle jumalaks, tema olgu sulle suuks. See ei olnud Jumala plaan. Nüüd Mooses oli kõrvaldatud korraks. Ja rahvas ütles niiviisi, et me ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, kes meid Egiptusest välja tõi. Mooses tõi Egiptusest meil välja, väga tore. Jumal ütles nõnda, et mina viin teid, mina Jehova, mina olen. Kui nad küsivad, kes mul äkitas, siis ütle neile, mina olen. Mina olen, viib teid Kaanani maale, maa, mis mette piima voolab, eks ole. Mina viin teid sinna. Me ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, kes meid välja tõi Egiptusest. Nüüd Aaron, tule ja tee meile ebajumalaid. Tähendab, mitte ebajumalaid, eks ole, tule tee meile jumalaid, sest me ei tea, mis Moosesega on juhtunud. Ja Aaron ka nii tubli vend, eks ole, võtab kõigest kulla need ja viskab sinna lõkkesse ja siis ütleb Mooses, näe välja tuli vasikas, ma ei tea midagi. Ma viskasin ainult kulla sinna lõkkesse ja mina ei tea midagi, rahvas on paha, rahvas jälle näe. See rahvas tegi ja rahvas tahtis ja mina ja näe. Vasikas tuli välja, teeb ammu. Nii et me saame ainult kõik selle avastada, selle üliküllusliku elu või mida öeldakse niiviisi, et meil on antud kõik, mida me vajame Jumala kartuseks ja eluks tema tunnetuse kaudu. See on see, kui me oleme taas leitud temas, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust. Me ei ole täna kahepaiksed, me ei ole, et me omame Aadama loomust ja Jumala loomust, me omame täna Jumala loomust, me oleme jumalikud olendid. Aga kui me laseme kogu aeg valetada ja eksitada ennast sinna surunud Aadamasse, siis me nagu olemegi justkui orjame üht ja orjame teist. Niisiis, jünger on täna üheks olemisse isaga, teel üheks olemisse isaga ja see tee on Kristus. Ja üha enam siis issand lahutab meid aadamlikkusest ja asetab meid Kristuses või olemisse leitud Kristuses. Vaata Rooma 6.5 ütleb nõnda, sest kui me oleme kasvanud ühte, sa näed siin tingimust, kui me oleme kasvanud ühte Kristuse surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Me ei saa hüpata ülestõusmise väe ellu, kui me tahame hoida Aadamat ja elada isenesele võimatu. Seepärast Jumal tulebki lahutama, ta tuleb paljastama, tuleb näitama, mis on nagu pimedus ja paljastab selle ja lõikab meid lahti ja meie vaba tahe ütleb, jah, issand, siin ma olen. Järjest rohkem oleme leitud Kristuses, järjest selgem nägemine, järjest suurem usujulgus, järjest suurem põnevus kuulutada ja sa näed, asjad sünnivad ja mida iganes. Nii et kiitus Jumalale. Nii ja nüüd ma olen jõudmas lõpupoole ka. Ja ta ütleb siis nõnda, et ma ei palu mitte ainult nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Ma toon tuua nüüd selle üheks olemise, et nemad kõik oleksid üks,
Nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Ja nüüd ütleb, selle au, mille sina andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes ja sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid nõnda, nagu sa oled mind armastanud. Vaat see on see üks oleme, mida isa on ilmsiks täna toomas. Ja nüüd pane tähele ka seda pilti, see on ka päris kaunis, kui seda näed, me tunneme Jumalat, keda nimetatakse kolmainu Jumalaks. Samas sa ei näe mitte kuskilt sõnast sellist nimetust, on ju. Aga sõnast me näeme keda? Me näeme Jumal isa, me näeme Jumal poega ja me näeme Jumal püha vaimu. Me näeme 3 isikut. Mis teeb nüüd 3 isikust ühe Jumala? See on nagu poolik, mis ma siin nagu välja ütlesin, aga ka mingisugune eelaimdus sellest. Selleks on sama nägemus, sama meel, sama eesmärk. Üks meeles ja harmoonias saab 3 üks. Nüüd, kui sa näed seda, et isa, poeg ja vaim on üks ja ta palus seda, et meie oleksime temas ja tema meis, et meie oleksime samamoodi üks, nagu tema isaga on üks. Nüüd sa näed, mille pärast ta on Kristuse meelt esile toomas, mis pärast on minema aetamas kõik need kõrgistikud ja kindlustused, mis vaenlane on ehitanud see Antikristuse jura, eks ole, mis pärast on vabastamas meid täna Kristuse ihu ja Jumala poja tunnetusse, üks olemisse, tõelisse üks olemisse. Sama nägemus, sama arusaam. Ja mis oli apostelikkuse, ütleme see põhiolemus, isa, sinu tahe, nii nagu on taevas, tulgu esile siin maa peal, sinu riik levigu, sinu nimi olgu austatud. Sellepärast on oluline, et me taas oleksime leitud apostlikkuses. Ja vaatan edasi ja nüüd ma olen tõesti suht lõpusirgel, enam kaua ei lähe, 10-15 minutit maksimum. Ja mulle tuli Jehova sõna ja ta küsis, mida sa näed? Jeremia. Ja ta vastas, ma näen mandlipuu oksa ja nüüd Jehova vastas talle, sa oled õigesti näinud. Kui oluline on see, et täna me oleksime positsioonis, kus me näeme õigesti. Kus issand küsib, mida sa näed. Ja sa ütled, et ma näen seda. Ja vastus tuleb, sa oled õigesti näinud. Sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema. Ja nüüd edasi, te väravad, tõstke oma pead üles ja te igavesed uksed saage kõrgeks. Et saaks tulla sisse au kuningas. Sa näed, et Jumal nimetab meid väravateks. Sa näed, et Jumal nimetab meid igavesteks usteks. Ja ma tahan tuua siin lihtsalt nagu natuke paralleele, et see läks rohkem meile lahti. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, pisut on neid, kes selle leiavad. Võidelge, et te läksite sisse kitsast uksest, sest paljud ütlema teile püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte. Nüüd sa näed niiviisi, et maailma jaoks on see värav ahtake, kitsas ja see uks on kitsas ja tee on ahtake. Ja nüüd, kui sa näed, et sind ja mind ja Kristuse ihu on tehtud väravaks ja igaveseks ukseks, kelle kaudu minna sisse igavesse ellu. Ja sellepärast issanda hüüd on täna, et sa igavene uks ja ta nagu ütles, tee väravad, tõstke oma pead üles. Et identiteet saab paika, et nägemine on selge, tee igavesed uksed, saage kõrgeks. Ehite ennast selle kuninglikkusega, selle jumalikkusega, et siis nemad võiksid tulla sisse nendest ustest ja väravatest, et nad näeksid, et see ei oleks nii kitsukene, et sa ei näe, sest lai on tee, mis viib hukatusse. Et need väravad ja uksed saavad kõrgeks, nähtavaks kõigile. Et see loodu saab lepitatud issandaga. Kes on see au kuningas? See on Jehova, tugev ja vägev Jehova, vägev sõjas. Mulle meeldib see. Ei ole mingi roosa nunnu. Ma armastan kõiki, ma paitan kõiki, ma ainult armastan kõiki. Ja eile, kui me seda filmi seal vaatasin, ega ma seal kõigega 100% päris nõus ei olnud ka ühe koha peal. Sest Jumal läheneb erinevalt. Kui me lõikame nagu Jumala pühadusest välja armastuse, siis me oleme suht varsti põõsas. Kui me lõikame pühaduse armastusest, me oleme koheselt põõsas. Aga kui need 2 asja on koos, ära tundmine, et lepitusamet, aga see lepitusamet ei salli mitte mingit pimedust. See lepitusamet vihkab kõike, mis lahutab meid Jumalast. Aga ta armastab Jumala loodut. Ennekõike armastab Jumalat ja Jumala läbi Jumala loodut. Aga seal ei saa lahutada seda armastust ja pühadust ja pühitsust nagu. Sest see rahvas, ma usun nagu see rahvas, kes tõuseb üles neil lõpuaegadel, see on rahvas, kes armastab.
Aga see armastus ei ole mitte selline roosamanne armastus. See armastus on vahel väga läbi lõikav, aga see lõikab väga vahedalt läbi. Ilma nagu armideta, seda ei pea nagu seal poputama ega kastma kogu kõli ja veiniga, ma ei tea, kui pikalt veel. See saab olema väga vahelahti lõikamine. See saab olema lihtsalt, kus see kae, mida selle maailma vürst on, maailma ajastu, selle maailma süsteemi vürst on pannud inimeste peale, see kae lüüakse minema. Inimesed näevad selgelt, nad näevad väravaid, näevad igavuse uksi, nad näevad ja nad saavad vabastada Jumala poegade au vabadusse, sellesse nägemisse, sellesse kuulmisse, nii nagu Jeesus, kui ta käis maa peal, mida ta kuulis, seda ta rääkis, mida ta nägi, seda ta tegi. Selleks oleme me kutsutud. Nüüd, just mulle meeldib see, et ta on Jehova, ta on tugev, ta on vägev ja ta on sõjas vägev. Sest meil ei ole sõdimist inimestega, aga vaimses sfääris, eks ole. Just selles mõttes, et Kristus ihu on nii palju tahetud alla suruda, et me oleme nagu aledad mäegijad kogu aeg ja me kannatame, aga kas sa näed pilti hoopis Jumalast kui sõdalasest, kui vägede ülem juhatajast. Sa näed, et tõuseb üles Jumala rahvas otse kui koit. Või kus mulle meeldib see pilt. Lähevad kust jooksevad müüridel nagu hobused ja lähevad uksest sisse nagu varas. Ei ole pääsu nendest. Vaat see on Jehova ja tema armee, kelle eest pääsu ei ole, aga mitte niivis kuidagi, et ootage oma taevasse pääsemist. Ja kui sa nüüd mõistad, mis tähendab armastus. Armastus, meelevald, vägi, autoriteet, valitsus, need käivad kõik koos. See ei ole ainult see, et Jeesus armastab sind või isa armastab sind, see võib alguse saada sellest, aga see jätkab sellega, et tema valitseb. Kes on, kes tuleb Eedomist, eredate riietega Bosrast, see silmapaistva kuuega, kes sammub oma jõu külluses? See olen mina, õigluse kuulutaja. Taas sa näed. Jumala rahvas on määratud kuulutama õiglust, vabaks laskmist, patu ja pimeduse vastu rääkimist, selle maha kiskumist, mitte nagu läbi rääkimisi pidama, mitte nagu kohvi minema pakkuma tänavate peal, nagu paljud on teinud. Meid ei luvata kuulutada või? Kes on see, kes saaks keelata sind kuulutamast? Kes on see, kes tuleb keelama mind, kui mul on volitus temal, kes kõik on loonud? Vaat need keelajad, nii-öelda keelajad, nendele peab jõudma ka kohale, kes meil on lägitanud, et me ei esinda religiooni, me ei esinda kirikut, me ei esinda mingisugust, ma ei tea, mingisugust kogukonda. Me esindame teda, kes valitseb ajastuteni, kelle eest nõtkub iga põlv ja keda nimetab issandaks iga suu. Vaat selle lähenemisega, armastuses, ma armastan sind, aga ma ei aktsepteeri sinu kurja tegusid. Nüüd Jeesus Kristus nimel ole vabastatud, nägema ja kuulma ja pöörduma oma kurjadelt teedelt Jumala kuningriiki. Sest kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvusorjusest Jumala laste au vabadusse. Nüüd taas ta ütleb niiviisi, et püha isa, hoia neid oma nimes, milles mulle oled andnud, et nad oleksid üks nõnda nagu meie. Kõik, mis on minu oma, on sinu ja mis on sinu oma, on minu ja nendes ma olen austatud. Halleluuja. Just nimelt selles üks olemisest saabki avalikuks, et sina oled, kes sa oled? Sina oled taevas maa peal. Mitte sina ei oota oma taevasse pääsemist, vaid sina oled taeva väljendus maa peal. Sinu kaudu nähakse taevast. Sinu kaudu saab ilmsiks see, mis on taevast, saab ilmsiks maa peal. Sina oled taeva väljendus maa peal. Sina oledki taevas. Mitte ainult, siit läheb järjest paremaks. Kui üks vend tuli mu juurde, et ükskord võib-olla te olete seda juba kuulnud, võib-olla mitte, aga kes iganes seda kuulama saaks, mõned lööb kohe pikali. Ja kui vend tuli mu juurde, et ütles, et mina olengi püha vaim, siis ma mõtlesin, et okei, ma olen rääkinud sedasi, et meie oleme jumalad ja meie oleme taevas maa peal ja mida iganes me oleme, aga see oli mulle ka natuke liig. Aga kui ma läksin koju, mõtisklesin natuke selle üle, siis enam ei olnud liig. Sest just nimelt see üks olemine, mida ma ennist rääkisin. Isa, sina minus, mina sinus. Kuidas kolmest isikust saab üks, kandes sama meelsus, sama nägemus, sama eesmärki ja saab üks. Ja samas kui Jeesus palus, enne kui see uus sünd toimus, enne kui Kristus ihu sünnitati, palus, et nemad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Nii et seetõttu oled sina täna taevas maa peal, seetõttu oled sina täna Jumala poeg maa peal. Ma ei räägi praegu nüüd poeg väikese tähega, ma räägin, et Jumala poeg suure tähega oled sina täna maa peal. Sest kui me hakkame nägema seda üks olemist, et isa on minus ja isa on sinus ja sina oled temas ja Jeesus Kristus on esmasündinu paljude vendade hulgas. Kui me hakkame nägema Kristuse ihu olemust ja kõike seda, kui me näeme, et meie kaudu Jumal loobki kõik uueks, ma kohe jõuan selleni ka veel uue loomisse ja sellega ma lõpetan ka, siis see on see.
ja vaata, sellest nägemisest enam keegi ei saa sind ära viia. Sealt enam keegi ei saa öelda, et sa oled vale õpetaja või vale vaim või mida iganes. Selles kohas oled sa juba nagu tema on. Ja nüüd, kui Jumal lisab sinna järjest juurde, et kõik on lõpetatud temas, see annab sulle vabaduse kuulutada asju, mida sa kuuled oma vaimus. Ja see tuli sünnib. See on lihtsalt nagu võrratu, millises ajastust me elame. Kui me ainult tahame kuulda ja tahame näha. Niisiis, sina oled taevas, sina oled Jumala poeg, sina oled püha vaim ja sina oled ka isa. Aamen. Aamen. No, ma pean selle ühe kirjakoha veel tooma, et mõni nagu mõtleks, no mis kõik see on, räägib seda, mida sõnas kirjas ei ole, ma räägin seda, mida sõnas kirjas on. Kuidas mulle meeldib, Jumal läheb kunagi oma sõnaga vastuollu. Kõik, mida iganes ta täna kuulutab, on tegelikult peidus tema sõnas. Kas sa leiad kirjakohad või sa leiad konteksti või sa leiad selle konteksti selles pildis või sa leiad selle Jumala loomuses või sa leiad selle Jumala teedel käimises, Jumala teede tundma õppimises, aga sa leiad selle. Jumal ei lähe ennast mitte kunagi vastuollu. Ja nüüd ma toon selle kirjakoha mõnele selgituseks. Vaata, kui Jeesus oli lahkumas maa pealt ja ta oli seal oma jüngritega ja Filippus vist oli see või, kes ütles, et näita meile isa, siis me usume. Ja siin on see, kui sa nüüd näed seda, kui kaunis see on. Filippus, ma olen nii kaua olnud teiega ja sa ei ole mind ära tundnud. Kas sa kuuled? Isa ei olnud maa peal selles mõttes, nagu lihalik meil mõtleks. Poeg oli maa peal. Pojas nähti isa. Isa oli pojas. Isa oli poeg oli isaks. Või kuidas inas? Sa oled nii kaua olnud minuga ja sa ei ole mind ära tundnud, Filippus. Kui sa oled näinud mind, oled sa näinud isa. Sellepärast me olemegi need väravad ja igavest uksed ja sellepärast Jumal ütleb, et saage kõrgeks, et võiks tulla sisse aukuningas. Auhiilguse lootus elab sinus ja minus. Auhiilguse lootus rahvastele. Nii. Nüüd selles üks olemises me näeme ja me kuuleme õigesti. Sest ta ütleb ka, et olete lahti riietunud vanast inimesest ja riietunud uude, kes on õigesti, kes on sünnitatud õigesti tunnetama või jah. Nii et, kellega me ennast ehime? Kui me ehime ennast Aadamaga, me ei saa mitte millestki aru, siis ongi tuul puhub ei tea kust ja kuhu ei tea kuhu tahab. Aga kui sa oled Kristuses, siis ei ole tema sinu jaoks enam tuul, kes puhub ei tea kust ja puhub ei tea kuhu tahab. Vaid sina oledki see tuul, sest sa oled temaga üks olemine. Mulle meeldib see tohutult palju, et sina oledki see tuul. Kui sa jõuad nägemisest sellesse kohta, sa ei ole eraldatud temast. Sa ei tõsta ennast eraldi temast kuskile millekski või kellekski, sa saad ju aru. Sa oled üks olemisest temaga. Aga see, et sa võid ühel hetkel öelda, et mina olengi isa, see annab sulle sellise pjedestaali, kus isa saab teoks teha iseennast sinus ja sinu kaudu teostada. See on tohutu kaunis. Ma ei ole seal täna veel, aga samas ma olen seal. See on nüüd ka minu usutunnistus. Kui ma täna ütleksin, et ma ei ole seal täna, saad aru, ma olen valetaja. Aga kui ma ütlen, et see on lõpetatud, ma ei hakka vaatama oma elu viljasid, kus need oleks, kus ma olen teinud midagi väga vägevat päikesse seisma jätta või midagi iganes peale kahte lahti löönud, saad aru? Aga sa oled seal kõige pühamas, sa oled temaga üks olemises ja selles kohas on see. Ja siis me ei piira enam Jumalat aja poolest, ruumi poolest ega vormi poolest, nagu teeb seda inimlikkus. Ja temas omame me armu näha ja astuda sellesse usu läbi ning tuua see nähtavasse. Ja nüüd lõpuosa ilmutuse 21.1. Ai, ma ütlen, see on niivõrd kaunis, kui ma hakkasin seda nägema, kui oli, siin oli see Saksamaalt see Daniel. Esimesel õhtul ta nagu hakkas puudutama seda ja ma mõtlesin, Jumal, ma midagi nägin, järgmine kord see ka, järgmisel päeval, pühapäeval vist ta ei rääkinud sest mitte midagi. Ja siis läks mööda vist paar kuud või mida iganes ja siis Kuressaares äkitselt Jumal andis mulle seda ja ma nägin. Ja siis ma nägin seda veel rohkem ja nüüd ma näen. Ja mitte keegi saa enam tulla ütlema mulle, et kuule, sa ajad Urmas siin soga või sa oled siin praegu valet õpetad või mida iganes, sest ma olen näinud. Ja kui sa nüüd kuuled ka seda, kui kaunis siin ta alustab sellega ja ma nägin. Oot, mida sa nägid? Tead, mida ta nägi? Ta nägi seda, mida inimene ei näinud. Ta nägi seda, mis talle ilmutati.
aga selle tõttu, et ta nägi ja ma nägin uut taevast ja uut maad. Nüüd kõik see, mida me oleme täna siin lõpupoole rääkinud, olles sellest nägemises, ei näe sina enam seda. Siin läheb järjest, kas ma selle oskan nagu lahti seletada või mitte, aga kui sa tahad, siis sa saad pihta küll. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad. Ja ma nägin püha linna uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest maha tulevat. Saad aru, sa ei lükka seda enam tulevikku, sa ei lükka, et Jeesus Kristus tuleb ja siis loob oma kuningriigi, mida iganes. Ma nägin. Nüüd ma nägin uut taevast ja ma nägin uut maad. Ja ma kuulsin suurt häält au järelt ütlevat, vaata Jumala telk, Jumala ilmsiks saanud osadus, kuidas igas sulle meeldiks, on inimeste juures. Ma nägin. Ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvas ja Jumal ise on nendega. Ja järgmine, ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Nüüd ma alustan taas. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest endised asjad on möödunud. Kui meie jaoks nüüd endised asjad on möödunud, Kristusest lõpetatud, Aadamlik lõpetatud, kõik see on sinna viidud, sest üks olemises isaga ja ma näen ja ma kuulen, on see sama taevas ja uus maa täna siin. Ja veel huvitav ja veel üllatavam, sina oledki see uus taevas ja uus maa. Halleluja. Sellele enam inimlik mõistus pihta ei saa. Ja neid asju ei saagi inimlikult seletada. See on ainult nägemise ja tunnetuse küsimus. Ma võiksin hakata seda praegu seletama ja inimlikult ka natukene, aga ma ei hakka. Sest sul on piisavalt ja on aeg sirutuda suurema järele, sest sul on kõrvad kuulda, sul on silmad näha, sul on süda mõista. Ja kes au järel istus, ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Sa näed järjekorda. Ja ma nägin ja ma kuulsin, et kõik endised asjad on möödunud. Ja nüüd Jumal ütleb, ma teen kõik uueks. Kelle läbi ta teeb? Just nimelt. Kõigepealt sa näed uut maad, uut taevast. Siis sa mõistad, et vana on möödunud. Ja nüüd Jumal sinu läbi hakkab tooma esile seda, mis Kristuses on lõpetatud. Ongi. Just nimelt halleluuja. Ja mida me oleme mänginud, millist antikristuse jura me oleme mänginud ja pidanud Jumalaks seda, mis ei ole üldse Jumal. Kui me selle sisse hakkame astuma, praegu see alles nii see nõrn maitskine meie suus ja juba sa võid olla nagu hämmingus, eks ole. Nagu sa hakkad kõik sellest käima. Sa ei vaata enam kõike seda, mida Jumal su läbi teeb, vaid sa näed teda, sa oled temaga ja see niivõrd nagu okei. Ja ta ütles kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. No tule ära varastama, no tule ütlema nüüd, et ma olen vale vaim ja vale õpetaja. Sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud. Ja nüüd sa näed taas seda. Mina olen alfa ja omega. Alguse ots. Minus on kõik alguse saanud, minus on kõik lõpule viidud. Ja nüüd see, mis on minus lõpule viidud, nüüd ma võtan sellest sinu enda käe kõrvale ja me kõnnime sellel nii-öelda kui pooleli oleval teel või. Tuues esile ja teostades seda, mis juba on lõpetatud. Jällegi inimene ei saa mitte millestki aru. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Jumalas ei ole lõpetamata pooleli jäänud tegusid. Tema jaoks on see juba lõpetatud. Nüüd jätkame, nüüd ma olen täitsa lõpusirgel. Aitäh sulle, et sa oled minuga vastu pidanud. Aitäh mulle ka, et ma olen siin püsti jõudnud seista. Ja nüüd pane tähele, ja templit ma seal ei näinud. Järgmine asi jälle. Nii ilus, kui sa näed seda, et kunagi oli tempel, maine tempel. Ja Jumal oli seal sees ja siis Jumal käristas eesriide lõhkjudes küllalt, see aeg on möödas, ma enam selles templis olla ei kavatse. Ja leidis teised templid. Ja täna oleme meie pühavaimu templid. Ja tuleb aeg, kiitus Jumalale, kus ja templit ma seal ei näinud, kus üldse on mitte mingit templit ei ole. Sest issand, kõige väeline Jumal on tema tempel ja tall. Kui sa näed, et mitte midagi inimkäest, mitte mingit toetumist 666-le.
mitte mingit 666, mitte mingit inimlikkust, mitte mingit aadamlikku. Kristus. Aamen. Oh, halleluuja. Ja edasi, ja linnale ei ole tarvis päikest ega kuud, et need seal paistaksid, sest Jumala auhiilgus valgustab teda ja tema lamp on tal taas. Sa näed, et mitte mingit toetumist loodule, mitte mingit loodu kummardamist, mitte mingit loodu imetlemist. Tema ongi see. Ja edasi, ja rahvad hakkavad käima tema valguses ja ilmamaa kuningad toovad sinna oma auhiilguse. Vaat see on see, mida kogudus peaks täna nägema, mitte rohutertsusid nägema. Sest kui me näeme täna seda, siis on see, mille järel me sirutame, siis on see, mille nimel me nagu elame, siis on see, mida me kuulutame, siis on see, mida me esile käsime tulla, me nagu kisume seda esile, sest me keeldume mitte midagi muust kuulmast nägemast kui see. Ja taas ta ütleb ilmutuse 21-25 ja tema väravaid ei suleta päeval ja ööd seal ei olegi. Kui sa näed seda, sina ja mina, me oleme tema väravad ja neid väravaid ei suleta ja ööd seal ei olegi. Pimedust seal ei ole, küsimusi seal ei ole, varjutusi seal ei ole. Temas. Me ei räägi siin nagu, et kuu ei ole, päike ei ole, me ei räägi nagu maistest asjadest, eks ole. Ja midagi neetut ei ole enam. Ja Jumala ja talle au järg on siis seal ja tema sulased teenivad teda ja nad näevad tema palet ja tema nimi on nende otsaesisel. Taas sa näed seda. Märk otsa ees või parema käe peal. Ja ööd ei ole enam ja neil ei ole vaja lambivalgust ega päevavalget, sest issand Jumal valgustab neid ja nemad valitsevad ajastuteni. Taas ma loen selle ühe korra veel rahulikult ja lase see imbuda ka enesesse. Ja ööd ei ole enam ja neile ei ole vaja lambivalgust ega päevavalget, sest issand Jumal valgustab neid ja nemad valitsevad ajastuteni. Ja ta ütles mulle, need on ustavad ja tõelised sõnad. Ja nüüd, ja issand prohvetite hingede Jumal on läkitanud oma ingli oma sulastele näitama, mis peab varsti sündima. See on, mis pärast võtta vastu Jumala läkitatud. Võtta vastu see pagas nii-öelda. Aga mitte kummardada läkitatuid. Mitte tõsta üht kõrgemaks kui teist, mitte see, et mulle meeldiks see rohkem kui teine, vaid sul on tarkust hinnata igat asja ja mõista, et kõik on vajalik. Ei ole templit, ei ole kuud, ei ole päikest, ei ole enam aega, ei ole enam aja piiratust. Enam asju ei panda aega, ei piirata enam ajaga. Ongi igavik. Sest ta ütles, et mina olen. Tema ei ole mitte see, jah, Jumala sõna ütleb taas, kes oli, kes on, kes tuleb. Seda tuleb jällegi tunnetada vaimulikult. Aga vaimulikult me mõistame, et tema ei ole kes oli. Tema ei ole kes tuleb. Meie jaoks tema on nüüd. Mina olen. Amen. Ja vaat just nimelt selles olemises ongi igavik. Loomine, asjade esile tulemine, nägemisest kõigest rääkimata. Temast, tema intiimses avalikuks saanud osadusest kummardatubki kõik loodu. Tema ees ja temas. Seal ei ole pimedust, seal ei ole vastuakku ja seal ei ole isegi mitte varje. Nähtamatust tulev isa sees meie puudutus on alati kõrgem ja palju kõrgem kui väline ja nähtav, sest nähtamatuses, nende jaoks nähtamatuses, aga meie jaoks nähtavas on loomine, hingamine lõpetatud töös, kõik hõlmavus, selles ongi igavik. Ja viimased kirjakohad. Aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Nii et ei elul ega surmal ei ole meelevalda nende üle, kes on leitud Kristuses, sest meid ei ole sünnitatud maisest nähtavast, vaid nähtamatust, vaimsest sfäärist, kadumatust seenest. Meie ühiskond ei ole selle nähtav, vaid nähtamatu. See tohutu pilv tunnistajaid ka, see on meie ühiskond. See on see taevane Jeruusalemm, kelle me oleme näinud nüüd alla tulevat, keda me ei lükka kunagi tulevikku. Nii. Kuna me ei ole sellest maailmast, siis maailm ei oma meie üle ka meelevalda. Jumala pojad toovad nähtamatu esile nähtavasse, sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma, meie usk. Kes on, kes võidab maailma, kui aga see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Nii et aamen, kiitus issandale.
aitäh! Halleluja. Kiitus Jumalale. Kiitus Jumalale. Hea on, et sa oled osa olnud sellest täna. Ja mul ka nii hea meel. Vaata, neetud on see, kui sa Urmast kuulad. Jah. Sest jutt ei ole sellest. Jutt on täna Issandast. Ja nägemisest, nii nagu siin sai loetud seda, ja ma nägin ja ma kuulsin. Ja õndsad on silmad, kes näevad ja kõrvad, kes kuulevad. Halleluja. Milline vabadus. Tead, jää või kuulama, jää selle toidulaua äärde või ole seal ja söö ja joo ja naudi lihtsalt, kes on Jumal. Halleluja. Halleluja. Nii hea on. Temas on ajad ja ajastud kokku võetud. Me ei saa selle pärast rääkida temas olles enam, mis oli, vaid me saame rääkida temas, mis on. Mida tema on täna tegemas ja sellepärast ta ütleb ka, et see, mida sa näed, kuuluta, kõnele, räägi. Siin ei ole enam religioonile järgnemist, tegemist ja tegemisi, vaid siin on täna olemine. Halleluja. Ja selles ka saame täna kiita Jumalat. Kuhu ta meid on toonud? Kelleks ta meid on loonud? Kes tema on päästjana, võituna, issandana, kuningana, kes kuskil kelle jaoks, millisena kellena. Halleluja. Aga me kõik oleme tema ihus. Halleluja. Nii et saame tänada Jumalat selle päeva eest. Need on nii head mõtted, et vahel need mõtted võtavad nii tugavalt enese sisse, et lihtsalt tahaks lõhki minna. Halleluja. Aga täname praegu Jumalat. Täname. Halleluja. Isa, me lihtsalt tuleme. Lihtsalt me tuleme ja me oleme. Sest sina oled tulnud ja sa oled olnud. Sina lihtsalt oled meie sees, see olemise viis. Ja kõik, kes sina oled, tahame meie taas tunnistada, teisiti me ei saa. Sest sina, issand, oled. Ja see, mida sina teed, seda meiegi teeme. See, millest sina kõneled ja kuulda annad. Issand, sellest tahame meie kõneleda ja seda sama kuulutada. Issand, tänu sulle, kõik, mis seal varjatus on kuulutatud, tahame meie seda kui katustelt kuulutada. Issand, teatavaks teha kogu maale, et seda maad katab Jumala au tundmine. Et issand, sinu au on sellel maal. Issand, sinu tegu on maksev sellel maal. Et mis iganes need sinu tunnustähed, sinu auavaldused, kiitusavaldused sellel maal ka oleks. Issand, sa oled tulnud kuningana, issandana sisse. Ja sellepärast me tahame taas tunnistada, saagu kõrgeks sinule, sellele samale Jehova Sebaotile, kes on väeline sõjas. Issand, tahame meie olla selles, kus me tõesti saame kõrgeks, saame selleks laiaks, saame kõigeks, issand, sinu jaoks selles sisse marssimises, kuidas sina, issand, tuled oma aus ja väes, kuidas sina läbistad seda maad. Ja me tahame kuulutada sellel päeval selle maa üle. Issand, see on sinu au tundmine sellel maal. See on see, mis on määratud katma seda maad. Jumal, see, mis on sinu au tundmine, on sinu tegude avaldus, sinu tegude ilmsiks tuleks sellel maal. Sinu kuulutus esmalt sellel maal. Sinu tahte sünd sellel maal. Issand, sa ei lähe kellegist mööda sellel maal. Nii väikesed kui suured, nii pisukesed kui kes nad iganes ka oleksid, mis rahvusest nad oleksid, mis seisusest nad oleksid, kes nad iganes on. Jumal, sa läbistad kõike, sest sa ei ole kedagi kõrvale jätnud oma risti lõpetatud lunastuse tööst. Sa võtsid nad kõik eneses ühte, et nemadki oleksid selles, kus sina oled. Ja sa ütlesid, selles peab olema sinu järgija. Kristus, me täname, see oled sina ise. Halleluja. Ja selle tahte ilmsiks tulekut me kuulutame kõigis surnud luudes. Kõik, mis on maha kantud, kõik, mis on olnud ka nagu prügi või välja visatud. Jumal, me tahame kuulutada kõigele, sest sinu armuand on kõigele. Sest sa ei taha, et keegi läheks kaduma, keegi hukkuks, vaid Jumal, et sa oled toonud sisse, kõik sisse. Ja me kuulutame sisse tulekut. Saagu need väravad kõrgeks, saagu need laiaks, sinu aukuninga sisse tulekuks Eesti maale, sellele maale, sinu enda lunastuse keskkonda.
kus sa oled tulnud, et kogu maa on lunastatud. Ka kogu see Orissaare paik on lunastatud. Kõik loodu on lunastatud. Sest sa ütlesid, ka see loodu päästetakse Jumala laste auvabadusse. Jumal, kui sinu rahvas, sinu pojad on tulnud selle sisse, sa tõmbad kogu loodu selle sisse, sest see loodu on täna tunnistamas, issand, sinu lõpetatud selles oomega seisuses, sa oled lõpetanud kõik. Ja Jumal, me täname, et meie oleme osalised selles lõpetatus. Issand, et meie võime alustada täna selles, mida sina lõpetasid. Ja me täname, et see on see, mida sina oled tulnud, et kuulutada Eestimaale. Vabaks saamine, vabaduse aasta, andeks and. See on sinu armurikkus mööda, sinu armu külluses. Issand, see, mida sina oled alustanud, me täname, sa viid selle lõpule. Sa viid selle lõpule oma olemises, sest sa oled Jumal, kes sa oled troonil. Sa ei saa seal kunagi olema, vaid sa oled seal. Issand, ja me täname, et see on see, mida sa teed täna meis ja meie läbi. Tänu sulle, issand, et me võime see õnnistatud rahvas olla. Nende kuuljate kõrvade läbi, nägevate silmade kaudu. Issand, olgugi see, justkui see pisku, mis on alanud oma tööd ja oma tegevust ja otse kui seda avardamist nendes ustes, sinu aukuninga pärast, et sa ei ole enam see beebi, see väike, kes sa tulid jõuluajal. Sa ei ole enam see, sina oled see aukuningas, kes sa tuled sisse, kes sa oled vägev sõjas. Sinus ei kuuldu mingisugust kaotust, ega ahistust, ega hirmu, ega hukkamõistu. Vaid issand, me täname, sinus on igavene võit ja sinu rahvas. Issand, me täname sinu võidulippu all, igavese võidu osaliseks tehtud ja kogu maa, kogu Eestimaa siin paigas on sinu võidu osaline. Issand, sinu võit, issand, sinu alustatu lõpule viimine sellele maale, iga inimese juurde, kõigi Eestimaa väravate juurde, kust inimesed tulevad Eestimaale ja väljuvad Eestimaalt. Issand, me täname, sinu väelised inglid kandmas kõike seda. Las see sõnum levida üle Eestimaa piiride. Las see levida ja las see saada teatavaks. Issand, et see on sinu tuli. Sinu tuli. Halleluuja. Halleluuja. Sinu õigsuse tuli. Sinu puhastuse tuli. Sinu kohaloleku tuli. Issand, sest sa oled teinud oma rahva tuleleekideks. Sa oled teinud oma rahva hääleks oma endale. Tänu sulle. Tänu sulle. Halleluuja. Halleluuja. See põletav tuli. Halleluuja. See on sinu rahvas. Halleluuja. See troon. Halleluuja. 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 Ja meie sinus. Sina meis. Halleluuja. Ja see kogu maa üks olemises sinu sees. Sinu sees. Me issand kuulutame nendes silmades. Me kuulutame nendes kõrvades. Nägemist ja kuulmist. Halleluuja. Et see on üheks saamine sinu vaimus. Et me võime sellel maal kuulutada vaimudele. Halleluuja. Nad peavad elama. Nad peavad elama. Halleluuja. Et surm on võidetud. Surm on võidetud. Ja issand, me kuulutame idast läände ja põhjast lõunasse. Me kuulutame kõiges. See on sinu valitsus. Sinu valitsusala. Issand, ja kuna teil ei ole mitte midagi võtta sellest. Jeesus, me täname, see on sinu rahvas, sinu troonil, sellel positsioonil, taevases, tõstetud, ülendatud, kõige kõrgemale troonile. Kristus, sinu pärandi õigsuses. Halleluuja, sinu lõpetatus. Tänu sulle, Jeesus. Me täname, me võime olla see rahvas, sinu nimega nimetatud rahvas, sinu nimi pitseeritud meie otsa esisele. Halleluuja, see nimi, sinu omaenda antud nimi, sinu omaenda õigsuse nimi. Halleluuja, halleluuja. See ei ole enam metsalise märk, see ei ole enam inimlik ehitus, see ei ole enam aadamlik sünd. Jumal, me täname, see on sinu töö.
see on sinu uus olemine. Kõik on uueks saanud. Halleluuja ja sinu nime väes. Jumal, me täname. Sinu nime väes liigub see rahvas. Sinu nime väes kuulutab see rahvas. Ja ta kuulutab vaid seda, mida sina kuulutad. Ja tänu sulle, sellel rahval on sinu süda. See sama süda. Jumal, kes on sinu sees, on sinu rahva sees. See sama olemine. See sama olemise viis. Jeesus, tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle, tänu sulle. See on see päev, Jeesus, kes oled Eestimaale. See on see päev. Eestimaa kuningas, Eestimaa issand, Eestimaa valitseja. Ei ole teist kuningat, ei tunta teist nime, vaid see nimi, kes on kirjutatud sinu püha rahva otsa esisele. Issand, keda tunned sina ja kes tunneb vaid ainult see, kes on selle nime saaja. Halleluuja, et nad peavad üks olema, selles samas ühte eesmärki täitma, see sama üks ihu olema ja see ühe täiuse esile toomine. Jeesus, tänu sulle, kõiges üks sinuga. Halleluuja, tänu sulle, tänu sulle. Ja las see valgus katta kogu maad. See on sinu omaenda valgus, sinu omaenda õiguse päike. Halleluuja, sellel maal, sinu lapsed, halleluuja, sinu põlvkond, sinu rahvas, halleluuja, sinu omaenda kuulutus, sinus omaenda vabaduse hääl, kus sügavus taas kui otse kui kuulutab seda, mis tõuseb tema sügavusest. Kuulutab üle maa. Halleluuja, kõik kõrgus tõmmatakse maha. Kõik, mis on mätlik, saab tasaseks maaks. Halleluuja, see on sinu rahva käik. See on sinu põlvkond, kes tõuseb sellel maal liikuma ja jooksma sinus. Halleluuja, võitlema sinus, toimima sinus. Halleluuja, ja me täname, et sellel rahval on tiivad, et lennata. Halleluuja, halleluuja. Ja see rahvas on see tuul, mis liigub. Halleluuja, sinu püha vaim. Halleluja, sinu nimevägi. Halleluja, halleluja. Ja me täname, keegi ei pääse sellest. Mitte keegi ei pääse sellel maal sellest. Halleluja, halleluja. Ja maha on määratud langema kõik, mis on sündinud. Me kuulutame selle maha langemist. Kes tahab veel midagi arvata? Kellele sina oled õiguse andnud, tõuse, paista ja sära. Issand, sinu auhiilgus, sinu sära, sinu paistus. Las see hiilgab ja särab. Halleluuja, sina oled õiguse väike oma lastes. Halleluuja, see sama kuulutus.
sina troonil, halleluuja. Ja sinu rahvas ühes sinuga, halleluuja. Ja sinu rahvas ühes sinuga kuulutab ja ei saa enam vaiki olla ja kuulutab ühes sinuga, halleluuja. Võit, see võit, Kristus, mida sa juba maailma loomises oled paika pannud, sest sinu rahvas on tõmmatud sellesse aega, halleluuja. Ja las see olla see isaskari poegade suu, kes korraga mõistab ja näeb, halleluuja. Jumal, mida sa olid rääkinud Iisraelile, sellesse teostumisse, see ei ole enam liha Iisrael. Jumal, me täname, see ei ole enam see, halleluuja, mis on lihast pärit, vaid see on vaimu Iisrael. Jumal, kus sina ise tõused, ise valitsed, ise kuulutad, halleluuja. Ja sinu tegude vallaväes, halleluuja, sinu rahva sees, halleluuja, halleluuja, halleluja, halleluja, halleluja. Ja las see apostolik mandaat tulla esile, see liikumine tulla esile, igaühe nägemine las tulla esile, see üle kogu maatee, see läkitatuse mandaat. Jumal, sa oled läkitanud oma ihu, sa oled läkitanud oma teod, oma enese eel, sa oled läkitanud, halleluuja, halleluuja. Ja kõik au ja kõik kummardus, kõik vägi ja kõik meelevald, Jumal, kuulub vaid sinule, kes sa oled troonil. Sina, kes oled elu allikas, kõik kuulub sulle. Kogu ihu kummardab vaid üksnes sind, troonil istujat, seda saavutatut, mida sa, Jeesus, oma isale sõnakuulelikkuses tulles siia maailma tõid esile ja sa saavutasid. Sa täitsid kõik selle, mida liha ei suutnud täita. Jumal, ja me tahame lihtsalt sellest kummardada sind. Halleluuja. Kõige väelist, kes sa valitsed. Halleluuja. Ja sina, kes sa elad oma ihu läbi. Sina, kes sa toimid oma ihu läbi nüüd. Halleluuja. Oma ajastuses, oma tahtes, oma täiuses. Jumal, ja seda sama me kuulutame sinu rahva sees. Seda sama trooni, selle sama valla pääsu, sest see on see sama taevas, kus taevas ja maa on ühinenud üheks eesmärgiks, nagu see taevas on sündinud. Selle täitumist siin, nüüd ja praegu. Jeesus, me täname, see on sinu ajastus. Halleluuja, 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 halleluuja. Ja pimedus on määratud maalt põgenema. Kõik on määratud tulema sinu valguse kätte. Halleluuja. Ja need valguse kandjad, need valguse olendid, kelleks sa meid loonud oled, kõik on määratud tulema sinu valgusesse ja kõik vastupanu, issand, me täname, on määratud põgenema sellelt maalt. Kõik vastupanu, kõik pimedus, sinu ees ei saa jääda keegi muu püsima, kui vaid ainult valgus, sinu endast sündinud valgus, sinu endast lähtuv tõde. Jumal, me täname selle eest, me täname selle eest. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Jeesus, Jeesus, Jeesus. See on meie kuulutus sinu rahvana. See on meie deklaratsioon sinus, issand, kes sa oled oma rahva pea. Sa ütlesid, see saladus on suur. See oled, issand, sina. Halleluuja. Sina oled, nii meiegi oleme. Ja me täname selle usu eest meie vaimus. Ja me täname püha vaimu eest ja nende